Selle kauni valsi saatel alustab Kuusalu keskkool oma tavapärast koolipäeva. Kuid Kuusalu keskkool on kõike muud kui tavaline kool. Sest just siin, suurte põldude ja männimetsade vahel, on alustatud uue keskkonnasõbraliku õppega. Küsime Kuusalu kooli direktori Gustav Lehe käest, kuidas teekond rohelise maailma poole on kulgenud? Hästi, väga hästi. Võib öelda, et me oleme rahul. Kas üleminek tavaõppelt keskkonnasõbralikule õppele oli ka keeruline? Ei ega ta meil siis nii ludinal ka ei läinud. Ses mõttes, et ega meil ei olnud ausalt öeldes ettekujutust sellest keskkonnasõbralikkusest. Aga Kuusalu keskkoolis on nutikaid päid alati kokku jooksnud, õppinud ja õpetanud ja panime siis ühiselt pead kokku ja tulemus on ausalt öeldes muljetavaldav. Mis on need peamised erinevused eelnevaga? Esiteks oleme me välja vahetanud kogu inventari. Sünteetiline on asendatud looduslike materjalidega. Näiteks, kehaliskasvatuse riistaruum asub meil nüüd õues, kuuri all, kuna pallid kasvatame ise. Ja kas lapsed on rahul? Oi, lapsed on ikka väga rahul. Näiteks tööõpetuse tunnis oli probleem, et meil kulus väärtuslikku puitu kole palju. Aga õppida tuleb ja nüüd on see probleem meil lahendatud. Külvasime staadionile ohtralt kaalikaid ja porgandeid ja neid ajavad asja ära. Ja muidugi, mis kõige toredam, et pärast hindamist saavad lapsed küünlajalad ka ära süüa. Vähem kola koju tassida ja kõht saab ka täis. Aitäh! Palun! Väga hea! Teie kui muusikaõpetaja, kas keskkonnasõbralik õpe on teie töös ka midagi muutnud? Ja kui ta on muutnud, siis ikka repertuaari kaudu. Ja lapsed laulavad keskkonnasõbralikus koolis ka rõõmsamalt? Oi jaa, nad laulavad nagu loomad, nagu linnukesed oksal. Super. Miau, 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 miau. Keskkonnasõbralikul koolil puudub ametlik kirjeldus. Maailmas tekib järjest rohkem koole, kus kasutatakse säästva arengu põhimõtteid, vähendatakse energiakulu ja jäätmeid ning lisatakse õppekavasse jätkusuutlikku mõtlemist. Iga kooliõpilane, õpetaja ja lapsevanem saab teha oma osa kooli keskkonnasõbralikumaks muutmisel. Pole mõtet osta 20 pastakat ühes pakis, kui on võimalik osta 2 korralikku pastakat ning nende sisusid vahetada. Ka vihikuid ostes saab valida keskkonnasõbralikumast ja ümbertöödeldud paberist tooteid. Vanemad ja õpetajad saavad näidata head eeskuju, tulles jala või jalgrattaga kooli ja paludes ka lastel nii teha.